Eesti tõenäoliselt üks põnevamaid ja kindlasti üks müstilisemaid paiku asub Kostiveres, kus pakuvad põnevat avastamist tühjad jõesängid. Ja võib ütelda, et ta on ikkagi Põhja-Eesti sükene kroonjuveel. Siin on sükene kohalik Lähtmejõgi, mis siis on oma selle tööd teinud. Siin on meil sükene haruldane kivistseen ja loomulikult jõesängid, suur langatusala, kus me praegu oleme. Ja siis on ka väike langatusala. Ja loomulikult on siin hulga kurisuid ja kurisuu tuleb sõnast kuri, isu või kurisuu, aga see kirjutatakse lõpust ühe uuga. Nagu me siin näeme, siis vesi voolab maa alla ja maa all tegelikult on siis salajõgi. Salajõed maa all on tekkinud karstide tekke põhjusel ning muidugi käib karstialadega alati kaasas ka müstika. Nii ka Kostivere kohal on oma legend. Aga kui nüüd legendist rääkida, siis vaadake, seal on Kostivere küla. Kostivere külas elavad väga rikkad inimesed legendi kohaselt. Ühel hommikul nad üles ärgates märkasid, et varandus on läinud. No mis siis ikka? Võmmi sel ajal polnud. Mehed võtsid kaikad, hakkasid ootama, kell lõi 12 korda pim-põmm ja maa seest tuli välja vana pagan. Ja vana pagan hakkas siis varandust külast kokku kühveldama. Ikka august alla ja mehed võtsid suksed pikad kaikad, suksed ikka 6-7 meetrit pikad, ikka pool meetrit jämedad ja hakkasid vanapaganad taga ajama. Iga kord, kui kaikaga lõid, siis tekkis maa sisse sükene auk, nagu te näete siin, või sükene pikk, sükene sügav, siis selline lohk. Ja no te näete, et sealpool on siis Jõelähtme kirik. Ja Jõelähtme kiriku juures siis lõpetasid siis vanapagana tagaajamise ära, sest no oma territoorium oli tehtud. Ja sellest ajast ongi maa all sükene salajõgi, mis siis voolab loomulikult maa all ja on näha süksed väga müstilised maa siis pinnavormid, mis kõik inimesi lummavad. Kuivõrd hästi läheb tänasel päeval üldse siis võib-olla Eesti maarturismil ja nendel giididel, kes siis loodusesse inimesi viivad? Jaa, tegelikult loodusturism ju elab nagu aasta ringi, ütleme, ja no see talv oli sükene, et talv jäigi vahele. Et talveturismi tegijatel kindlasti on nuttu varuks, aga nüüd hakkab siis see põhihooaeg, päike on kõrgel, inimesed tunnevad juba huvi ja loomulikult ootab ka see karstiala siis avastamist ja loomulikult looduskiidid on kõik valmis inimesi vastu võtma looduses, aga no mis sa hing teed, kui kliente ei jätku, et kõik on ilmast kinni ja võib-olla on isegi rahakotist kinni, aga ei tea veel, aga loodame, et päike on kõrgemal ja küsimine on läinud ägedamaks.